Rohkem kui 1,5 aastat oli Venemaa pealetungil. See oli aeglane ja vaevaline. Seda oli raske märgata, kui kaugelt vaadatavaid territoriaalseid muutusi. Aga kõikide nende kuude jooksul saavutatud edusammude kuhjumine tõi lõpuks rindeliini kujule märgatava muutuse. Siis juhtus midagi selle aasta märtsis. Puhas edasiminek lihtsalt peatus. Venemaa jätkas mõnes piirkonnas edasiliikumist, kuid Ukraina tegi selle mujal enam kui tasa. Märtsis neto 34 ruutkilomeetrit, aprillis 119 ruutkilomeetrit ja mais esialgselt 259 ruutkilomeetrit. See jõuab juba sinnamaani, et ma pean võib-olla selle slaidi täielikult ümber kujundama. See ei ole enam müra. Midagi on tegelikult muutunud. Küsimus on, mis muutus? Tänane video ongi meie vastuste otsing. Alustame täiendava kinnitusega, et see tõesti toimub, hoolimata vastuväidetest, mis ei näe metsa puude taga. Seejärel räägin 8 suurest muudatusest lahinguväljal, mida on liiga palju, et neid ekraanile kirjutada. Need on ilm, metsade raadamine, Starlink, Telegram, rünnakud raudteede vastu, löögid Venemaa kaitsetööstuse vastu, naftarünnakud ja suurem kaotuste määr. Seejärel lõpetan mõne kommentaariga selle kohta, kuhu see võib järgmiste kuude jooksul areneda. Aga alustame sellest märkusest, et tegemist on reaalse mõjuga. Tõenäoliselt olete varem näinud selliste arvude kriitikat. Midagi sellist. Ei, Ukraina ei võida tegelikult territooriumi juurde. Vasturünnakud on suunatud Vene edasitungide vastu hallis tsoonis, kus nad tegelikult kunagi kontrolli ei kehtesta. See kõik on mõttetu, lähme edasi. Olgu, mul ei ole selle väite eeldusega probleemi, sest see peegeldab kaasaegse lahinguvälja reaalsust. Droonide tõttu ulatub eik kellegimaa mitme kilomeetri sügavusele ja mõnes piirkonnas isegi üle 10 kilomeetri sügavusele. Venemaa liigub edasi nii, et 1, 2 või 3 sõdurit üritavad hiilida ei kellegi maale, leiavad varjepaiga ja siis vaatavad, mis edasi saab. Siiski ei tähenda ühe sõduri viibimine mingis piirkonnas, et see oleks tegelikult Vene kontrolli all. Probleem tekib siis, kui päeva lõpus peab keegi, kes kodeerib kaardiandmeid, otsustama, kuidas joont jagada. Kui lähtuda sellest, kes viimati kohal oli, siis saad tulemuseks muutlikumad joonte nihked. Aga kui annad senist kontrolli hoidvale poolele kahtluse korral eelise, siis väike sissetung ei muuda joont. Need kodeerimisreeglid määravad täpselt, millised territoriaalsete muutuste näitajad välja näevad, mistõttu võib neis näha palju erinevusi, isegi kui kodeerijad on nõus selles, mis tegelikult kohapeal toimub. Sellegipoolest jääb kriitika, et Ukraina teeb näilisi edusamme asja tuumast mööda ega järgi täielikult tõendeid. Venemaa edeneb, surudes edasi ja püüdes seejärel tuua sisse täiendusi. Kui Ukraina taastab kõik kohad, kuhu Venemaa püüab edasi tungida, peame ikkagi järeldama, et Vene pealetung on lõppemas. Ja kuigi märtsis võis olla mõistlik arvata, et see mõjutas andmeid, vajavad maikuu 259 ruutkilomeetrit siiski põhjalikumat selgitust. Midagi on kohapeal muutunud ja me peame hakkama aru saama, mis see on. Tegelikult on kohapeal muutunud palju asju. Aga alustame irooniliselt sellest, mis on enamasti õhus. ILM. Olen kindel, et sa tead selle loo põhitõdesid juba praeguseks. Niiskus teeb raskete masinate paigutamise keeruliseks. Ja hoolimata sellest, et droonid domineerivad rindel ning väikesed sissetungigrupid on uus norm, saavad mehhaniseeritud üksused siiski kasutada ära tekkinud lünki ning kõiki tuleb ikkagi varustada. See talv oli külmem ja sademet rohkem kui eelmine aasta. See tähendas oluliselt rohkem lumesadu. Kui märts saabus, hakkas see lumi sulama, mis tõi kevadeks eriti halva Rasputitsa porihooaja. Seetõttu jäi Venemaa pealetung soiku. Olgu, muidugi, aga kas sa näed selle teooria ja andmete vastuolu? Ukraina liigub nüüd edasi. Rasputitsa argumentatsioon ennustaks külmunud rindejoont, mitte olukorra pöördumist. On täiesti mõistlik arvata, et sulav pinnas aitas Venemaa edenemist pidurdada, kuid andmete täielikuks selgitamiseks vajame teist teooriat. Järgmisena tuleb puud erida.
mulle meeldib see pilt Ukrainast mitte ainult sellepärast, et see on ilus, vaid ka sellepärast, et see seletab, kuidas riik oma lipu sai. Kauguses peidab end siiski veel midagi. Puuderida. Selle tehniline nimetus on tegelikult tuulekaitseriba. Tuulekaitseribad aitavad kontrollida pinnase erosiooni, mis muidu lõpetaks Ukraina staatuse Euroopa viljaaidana. 1–1,5. Edaliikuvad väed saavad neid kasutada katteks, et droonide eest varjuda. Jah, siin on vihje sellele, et Stalini aegne põllumajanduspoliitika aitab nüüd Vene vägedel Ukrainat vallutada. Välja arvatud see, et liiguvad kuulujutud, et Ukraina on agressiivselt hakanud neid puuderidu maha põletama, sundides Vene vägesid avatud stepis edasi liikuma. Selle poliitika ulatus ei ole praegu selge, kuid igal juhul jõuame ikkagi sama loogikalüngani nagu varem. Puude põletamine peaks peatama Vene vägede liikumise. Olgu, kontrollitud. Aga tegelikult muudaks see Ukrainal raskemaks edasiliikumise läbi nende ei kellegimaa lõikude, mille üle tal on parem kontroll. See ei lähe kirja. Me vajame ikkagi veel üht teooriat, et täielikult seletada andmetes toimunud pöördumist. Kolmandaks, meil on Starlink. Tõenäoliselt oled sa seda lugu siin ka varem kuulnud. Starlink hakkas Ukrainas Vene vägede terminalikasutust piirama, sulgedes sellega ühe peamise meetodi, millega nad rünnakuid ja hiljem ka kaitset koordineerisid. Kui sulgemine veebruaris toimus, hakkasime kõik ootama, et Vene edusammud saavad tagasilöögi. Peamine küsimus oli, kas see on ajutine tagasilöök või jääb mõju püsima. Endiselt on raske väita, et Starlinki jätkuv kaotus on viinud Ukraina märkimisväärsete edusammudeni mitu kuud hiljem. Siiski ei oota Venemaa tõelise asendaja kasutuselevõttu enne aastat 2027. See paneb mõtlema, miks Kreml ei võtnud seda haavatavust 4 aastat tagasi tõsisemalt. Praegu seisab Venemaa aga silmitsi suurenenud juhtimis- ja kontrolliprobleemidega. On mõistlik arvata, et see oli esimene domino, mis võimaldas Ukrainal palju rohkem saavutada. Neljandaks on teemaks Telegram. See on topeltlõuk. Umbes samal ajal, kui Venemaa kaotas Starlinki, hakkas Kreml piirama Telegrami. See oli poliitiline samm. Nagu iga teinegi sotsiaalmeediakanal, võib ka Telegram levitada kodanike rahulolematust valitsusega ja mis veel hullem, koordineerida meeleavaldajaid tänavatele tulema. Üks väike probleem. Vene väed kasutavad samuti Telegrami tegevuste koordineerimiseks. Nii et samal ajal, kui sissetungijatel oli raskusi interneti kasutamisega, ei teadnud nad ka, kuhu minna, et omavahel suhelda, kui nad lõpuks võrku pääsesid. Mis teeb selle Ukraina pealetungi aspekti huvitavaks, on see, et see võib Venemaa jaoks muutuda nõiaringiks. Mida halvemini lahinguväli Venemaa jaoks paistab, seda rohkem rahulolematust tekib kodanike seas. Aga mida rohkem on rahulolematust kodanike seas, seda suurem on Kremlil motivatsioon kehtestada sotsiaalmeediale täiendavaid piiranguid. Ja siis jõuame tagasi algusesse. Mida rohkem on piiranguid sotsiaalmeedias, seda halvem näeb lahinguväli Venemaa jaoks välja. Viiendaks liigume raudteerünnakute juurde. Minu vaatenurgast hakkavad asjad just siin huvitavaks minema. Me võime näha põhimõttelist muutust selles, kuidas Ukraina sõda peab. Kui me saame korraks peamisest vestlusest kõrvale astuda, siis NATO plaan Venemaa alistamiseks on alati keskendunud Vene varustusliinide hävitamisele. Mis iganes toimub rindel endal, on ebaoluline, kui need väed ei saa täiendavaid varusid ja laskemoona. Isegi see, kui venelased saavutavad rindel edu, muudab varustusprobleemi iroonilisel kombel veelgi hullemaks. Nii et sa lihtsalt näljutad nad välja ja lõpuks võidad ilma otsese lahinguta. Ukraina probleem selle strateegia kordamisel on see, et nad peavad oma jõudu projitseerima mitme kilomeetri kaugusele rindejoonest. Ajalooliselt on see võime olnud reserveeritud kõige võimsamatele riikidele. Muidugi on Ukraina viimase 4 aasta jooksul selliseid sihtmärke rünnanud, kui võimalus on avanenud. Kuid need on olnud pigem juhuslikud löögid kui püsiva kampaania osad. Võib-olla see enam nii ei ole. Raudteerünnakute ja muude logistikat sihtivate rünnakute tempo on viimastel kuudel kasvanud. Kuidas Ukraina on selle saavutanud, ei ole selge. Ilmselgelt on vastuseks teatud määral droonid.
üks oletus on, et Ukraina vähendas Venemaa eelise fiiberoptiliste droonide osas, pöörates ümber probleemi, mis oli võimaldanud Venemaal halli tsooni paremini survestada. Aga igal juhul on Ukraina leidnud viisi, kuidas droonidega palju sügavamale Vene kontrollitavasse territooriumisse tungida ja see hakkab rindel vahet tegema. 6. on selle jätk. Rünnakud Venemaa kaitsetööstusbaasi vastu. Selle asemel, et rünnata logistikat, võiks lihtsalt hävitada Venemaa tehased. Kui su vastane ei saa relvi toota, siis ta ei saa ka relvi kasutada. Selle strateegia takistuseks on varem olnud see, et relvatehased asuvad tavaliselt rindest väga kaugel ja suhteliselt kaitstud hoonetes. Seetõttu on selle strateegia õnnestumiseks vaja suure lõhkekoormaga relvi, mis suudavad läbida pikki vahemaid ja vältida õhutõrjet. Vene õhutõrje on juba peaaegu aasta aega tasapisi murenemas. Samal ajal on Ukraina armastus roosade lindude vastu loonud pika tegevusraadiusega ja üsna suure lõhkejõuga relva, mis sobib tehase ründamiseks. Mida me siin lõplikult kindlaks teha ei saa, on mõju ulatus. Vene kodanikud on vähem altid tasuta lahingukahjude hinnanguid jagama, kui mõni neist tehastest pihta saab, sest plahvatused ei ole nii dramaatilised kui teist tüüpi sihtmärkide puhul. Muide, 7. on löögid Venemaa naftataristule. See on veel üks kategooria, mille mõistmiseks ei ole vaja minult pikka seletust. Kiev tahab kohelda Venemaad kui bensiinijaama, mis teeskleb riiki ja Kremlil on raske sellele vastata. Ma ei saa seda piisavalt rõhutada. Kogu sõjast on saanud Kremli suurim rahaline projekt pärast Nõukogude Liidu lagunemist. See sõda võidetakse või kaotatakse bilansside põhjal. Kui palju raha laekub Kremli kassasse ja kui palju kulub sõdurite eest maksmiseks? Venemaa naftataristu, rafineerimistehaaste, sadamate ja varilaevastiku tankerite ründamine lahendab võrrandi tulupoole. Kuna Venemaa õhutõrje on nii kehv, on see strateegia juba kuid toiminud ja tundub, et Kremli jaoks läheb olukord ainult hullemaks. Venemaa rafineerimisvõimsus langes aprillis 16 aasta madalaimale tasemele. Seetõttu peab Kreml oma värbamispüüdlusi vähendama. Kaitseministeerium saavutas 2026 aasta esimese kvartali värbamise eesmärgist vaid umbes 70%. Osaliselt selle tagajärjel värbab Venemaa nüüd vähem sõdureid, kui ta lahinguväljal kaotab. Jällegi kasutab Ukraina seda ära. Lõpuks on meil suurenenud Vene sõdurite kaod. See on võrrandi teine pool. Venemaa võiks endiselt näha sõdurite arvu kasvu isegi väiksema värbamismäära juures, kui kaotuste määr ei oleks suur. Aga see ongi nii. Jällegi, osa sellest näib olevat seotud sellega, kuidas Ukraina saavutab droonisõjas ülekaalu. Teine pool on Venemaa üldine strateegiline hoiak. Sõjalise strateegia alused õpetavad, et sissetungiv armee vajab oluliselt rohkem elavjõudu kui kaitsev armee. Sellele järgneb, et kui sa käitud nagu sissetungiv armee, kuid sul ei ole piisavalt personali seda toetama. Sa kaotad aja jooksul järjest rohkem sõdureid ega saa selle eest eriti territooriumi juurde. See on hoiatus territoriaalsete muutuste statistika üleliigse tõlgendamise eest. Mida rohkem on Ukraina edusammud droonide juhtimise tulemus, seda paremad on Ukraina tulevikuväljavaated edenemist soovitud suunas jätkata. Mida rohkem on see tingitud sellest, et Venemaa ei võta kasutusele oma värbamispotentsiaalile vastavat strateegiat, seda halvemad on Ukraina tulevikuväljavaated. Siinkohal märgin siiski, et lahinguvälja tegelikkus on varem jõudnud Kremlis otsustajateni väga aeglaselt. Seega on täiesti võimalik, et Ukraina suudab Venemaa haavatavust veel kuid järjest ära kasutada. Ja see on hea koht, et viia vestlus üle sellele, mida need tegurid kokkuvõttes meile sõja keskpika perspektiivi kohta räägivad. Alustuseks tasub mai vahetusnäitajad panna konteksti. 22. aasta septembris sai Ukraina tagasi umbes 6000 ruutkilomeetrit territooriumi. Vastupidiselt sellele võiks viimaste kuude sündmusi kõige paremini kirjeldada kui kohalike vasturünnakute kombinatsiooni, mis võib aeg-ajalt tekitada Venemaale operatiivtasandi dilemmasid. See ei ole manööversõja mõõtu, mis iseloomustas 22. aasta sügisest vastu pealetungi. Kuigi ootame, kas Ukraina suudab oma edusamme kiirendada, on üks asi selge.
pealetungioperatsioon on andnud Ukrainale aega oma kaitseliinide ja Donbassi kindlustamiseks. On ilmne, et esimene ja kõige olulisem mõju on see, et Venemaal on palju raskem territooriumi vallutada, kui ta peaks initsiatiivi tagasi saama. Siiski on peenem mõju see, et see võib anda Ukrainale rohkem enesekindlust rünnakul riske võtta. Kaitseliin toimib sisuliselt kui kindlustuspoliis, mis vähendab ründavate operatsioonide täieliku ebaõnnestumise riski. See oligi tegelikult üks peamisi probleeme Ukraina katkestatud 2023. aasta pealetungiga. Kiev ei pühendunud sellele kunagi täielikult, sest kui see oleks muutunud katastroofiks, poleks olnud erilist turvavõrku. Viimane asi, mida siin tasub välja tuua, on see, et Ukraina pealetung peaks vähendama sõjas alles jäänud läbirääkimistakistusi. Venemaa ei saa usutavalt nõuda ülejäänud Donbassi, kui Venemaal ei ole selget võimalust Donbassi sõjaliselt vallutada. See kehtib nii siis, kui Venemaal puudub initsiatiiv, kui ka siis, kui Ukrainal on selle taga tugevamad kaitseliinid. Seejärel kalb Ukraina dominoefekti probleem. See tähendab, et Ukraina ei pea muretsema Donbassi loovutamise pärast, mis tooks kaasa edasisi kaotusi, kui ta ei pea kunagi seda esimest doominoklotsi ümber lükkama. Samamoodi peaksid jätkuvad Ukraina sõjalised operatsioonid aitama ületada kõik lüngad osapoolte arusaamades selle kohta, milline saab olema sõja lõpptulemus. Kas see kõik tegelikult viib mingisuguse kokkuleppeni, on muidugi juba teine lugu. Niisiis, mis on meie tänased peamised järeldused? Ukraina lahinguväljal toimuvas on toimunud tõelised muutused. Paljud seletused toimunu kohta räägivad vaid sellest, miks Venemaa on aeglustunud, aga mitte sellest, miks rünnakute käekäik on täielikult pöördunud. Ukraina pikaajalised jõupingutused kontrollida õhuruumi nii kohapeal kui kaugemal näivad olevat peamised edu saavutamise tegurid, millest tulenevad täiendavad taktikalised ja strateegilised eelised. Ja kuigi olukord on Ukraina jaoks julgustav, peaks sellega kaasnema ettevaatlikkus, sest head 3 kuud ei taga veel head 20 kuud. Samal ajal, kui tahate 3 kuuks head vaatamist, siis mina olen ise praeguseks juba peaaegu 3 kuud järjest vastu pidanud. Aga rääkida on veel palju, nii et ilmselt näeme homme. Praegu, kui teile tänane video meeldis, siis palun pange like, jagage ja tellige kanal ning kohtume järgmine kord. Olge tublid!